tere tulemast vaatama uhiuut kodusisustussaadet Minu IKEA kodu. Paar kuud tagasi kutsusime koos TV3 IKEAga inimesi kandideerima meie saatesse, et aitaksime korda teha toa, mis vajab totaalset muutust. Ja meie lauale potsatas rekordiline arv 450 kandideerimisavaldust. Sel hooajal toomegi teieni 8 omanäolist saadet, kus erinevad eluruume hakkavad disainima IKEA andekad sisekujundajad. Alustame! Kas sina oleksid valmis võtma ette 140-aastase rehielamu renoveerimise? Mina seda teha ei julgeks, kuid õnneks on läinud põnnama Eveli ja Teemos ja juba 7 aastaga on Uussaarte talu läbinud totaalse muutuse. Kuid on meil jäänud üks ruum, nende köök elutuba, mis vajab veidi värskendust. Ja selleks olemegi siia tulnud meie. See võite siia seisma ja ootame ema ja isa ka ära. Super, me oleme kõik siin. Natuke siia poole. Hoia kinni. Võtke kokku. Nagu oleks üks pere. Kus sa nüüd lendama? Nii, kas me oleme kõik õnnelikud? Naeratame? Ja olete valmis? 3, 2, 1. Naeratus! Esialgne pilt majast, kui me siia siis kolisime. 7 aastat tagasi, milline see maja välja nägi. Vau, ei ütleks, et see on see sama maja. Kuulge, aga läheme piilume siis seda imelist maja sees ka, seda 140 aasta vanust maja. Me oleme olnud koos 17 aastat. Me saime üldse niimoodi tuttavaks, et me olime väga noored. Mina olin 16, tema oli 17 ja siis meil oli minu kohalik küla Jaanituli, kuhu mina läksin rahvatantsuga esinema. Ja mul oli seal üks sõbranna, kes kutsus mind endaga juttu rääkima ja tal oli õel oli Peika koos vennaga seal. Ja siis see vend on siin, et niimoodi me kuidagi klappisime seal Jaanitulel ja järgmisel päeval ma ei mäletan isegi, mis ta nimi on, sest tal oli nii veider nimi. Ja siis me olime järgmise Jaanitule ka veel koos ja niimoodi me kuidagi kokku jäime, et meil oli siuke distantssuhe alguses, kuna mina elasin Haapsalus, tema elas Pärnus. Ja me käisime koolides alles ja lõpuks me kolisime koos ära Tallinnasse õppima. Abielus oleme olnud 9 aastat. Järgmine aasta on siis juubeliaasta 10. Iseloomu poolest me klapime väga hästi, me oleme mõlemad jäärad ja oleme kange iseloomuga. Et järgi me ei anna kumbki, aga me saame hakkama ja meil ei ole otseselt ühtegi suuremat tüli, mis meid nagu kuskil lahku peaks viima. Me kuidagi tasakaalustame üksteist hästi. Meil on 3 last. Taadjal on kõige vanem, 9, saab nüüd. Denver on 7 ja Aulilia on 2. Ja siis meil on 2 koera, 3 kassi ja 2 hane ja kanasid ja kukkasid me vist ei tea isegi. Neid on mõnnikuga. Jah, neid me ei tea vist päris numbriliselt isegi. Seitsme aastaga on vanast talumajast saanud mugav pesa nii lastele kui ka noortele endale. Pereisa Teemose osavate kätte all on uueks saanud kõik majast hoovini. Viimaseks tegemiseks ongi veel jäänud köök elutuba, mis hetkel on kokku pandud kätte juhtuvast. Nii, palun. Nüüd ma olen viimase. Nii, aga mis tuba siis see? Ma vaatan, siin on palju mänge, arvutilaud, klaver, kas see on siuke meelelahutus hub? Jah, see on hetkel selline töötuba.
rohkem, et siin ongi, käib arvuti taga töö tegemine ja kõik muu selline. Ja siin saab mängida ka. Kes tahab mängida, kes samal ajal kui vanemad peavad vahepeal tööd ka tegema, et siis lastel oleks natuke tegevust. Kas piilume siia ka? Jah, palun. Vau! Issand, kui äge tuba. See on teie magamistuba? Jah, see on meie magamistuba just. Kuule, see on ju väga ilus. No suurepärane, me väga oota, mis meid ootab ees seal ruumis. Ohohoo! See on siis see tuba, mille pärast me oleme teie juurde tulnud. Just nii. Vau! Punane, must, milles selline valik? No need ülemised palgid olid algselt kohe mustad ja siis alla tuli see punane, ma ei tea, see tuli kuidagi loomulikult. Musta enam pannud ei oleks. Ja kuna must kuidagi klapib punasega, siis mõtlesime, me teeme teistsugust, sest inimesed, kes on käinud siin, siis nad vaatavad, et opa, et väga julge lähenemine, kuidas te nagu julgesite, aga neile on meeldinud selles mõttes. Aga kuidas te ise nagu tunnete, et pigem jätaks selle punase või olete valmis millekski uueks hingamiseks? Mina olen küll alati uuteks asjadeks. Alati uuteks asjadeks, just, et liiga tumedaks jääb. Kas see on midagi, mida te kindlasti ei taha, et me siin teeksime? Tõllaratas on ikkagi just meie selle köögi aujuhkus, et see element, mille pärast me siia tulime, et see võiks tõesti olla. Selle lambi pärast ostsite selle koha? No selles mõttes me tulime esimest korda seda nagu vaatama selle lambi pärast, sest ega need nagu kinnisvara kuulutuse pildid just ülearu sellised meelitavad ei olnud, aga see lamp oli äge. Vau, nii et see on see au ja uhkus, mida meiega peame hoidma ja me lubame hoiame seda, see näeb tõesti väga vinge välja. Aga mis on siis nagu need asjad, mida te tahaksite, et me teie köökelutoas ellu viiksime? No mina isiklikult tahaks sellist suurt normaalset kraanikaussi, sest meil on hästi palju seda hoidistamisperioode ja värki. Ja no nagu ma ei tea, tüüpilisel naisel alati on hoiustamisruumi on liiga vähe. Pinnad on liiga väiksed. Et siin on võimalikult vähe on ruumi, näiteks selle lagi on küll kõrge, aga nüüd see lae alumine osa on madal, et kuidas nagu saada need kõik asjad nüüd paika, et võimalikult palju ruumi tekiksid, et see on niisugune et väga väljakutse. Absoluutselt, aga meil on üks väga vinge disainer Anastasia ja ma usun, et tema on juba käed niimoodi sügenevad, et saaks selle toa kallale hakata. Aga ma saan aru, siin on teil ju pliit, kupu, mis seal veel, külmkapp on ja need kõik on asjad, mida tahaksid, et siia jääksid sisse. No külmkapp, seda me küll tahaks, see on meie lemmik. Aga pliidist meil ei ole üldse kahju vabaneda, sest on teine siin juba see, esiteks me ostsime selle juba kasutatult ja me oleme teda ka väga usinasti juba ära kasutanud. Aga liigub äkki natuke edasi, teil on siin tegelikult ju nii suur ruum. Vaatame, mis siin veel toimub ja mis on sellised erilised elemendid teil siin. Mis siin toimub? Pime on. Valgust on siin tõesti väga vähe. Siin on jah hästi nagu see must on siin pool eriti domineerib kuidagi. Mis on teie ootused selle osaga sellest toast? Minu ootus oleks see, et me diivani peale kõik koos ära mahuks. See oleks ära ütlemata tore, kui saaks üle pika aja telekat niimoodi vaadata, et keegi sul peale ei istu. Aga sa arvad, et nad lõpetavad siis peal istumas? Seda ma ei garanteeri, aga teoorias nad võiksid ju ära mahtuda siia kõik. Aga palun, räägi natuke lähemalt sellest. No tegelikult oli see meie diivanilaud, aga ma okupeerisin selle, et me õppisime rahvatantsu meeskonnaga, õppisime kirivöid tegema ja siis mul hakkas see nii väga meeldima, et ma tahtsin enda telgesid saada, et endale teise kirivöö juurde teha. No ja mul on kuldsete kätega mees, nii et ma läksin tema jutule. Päriselt, see on sinu enda tehtud, nullis? See on minu enda tehtud. Siis siin on natuke jõu- ja ilunumbreid vaja ka näidata. See ei ole selline päris papist töö, et nii. Wow. Ja kuigi ei ole vist ühtegi tööd, millega Eveli ja Teemos ise hakkama ei saaks, kutsusid nad oma köök elutoa ümberkujundamisele appi IKEA disainer Anastasia.
tere tulemast Eveli ja Teemuse juurde, nende imelisse punasesse kööki. Kuulan su mõtteid. Siin on väga-väga pime. Üks asi, mida nad kindlasti tahtsid, et siia jääks, on see tõllaratas siin laes, sellepärast, et see lamp on põhjus tegelikult, miks nad seda kohta üldse kunagi vaatama tulid ja selle kohaga lõpuks ostsid. Ma näen, et siin on väga huvitavad laed, et siin osas on need madalad päris huvitavalt ja kui siin seinavärvi muuta, siis see vankriratas tuleb kohe paremini esile, sest praegu ta kaob siia musta sisse ära. Aga muidu ma sain Evelilt ka info, et no see kroonikauss on juba väike, nagu, et see võiks olla suurem on ja nagu ikka vist nagu iga pere suurim mure on see, et pole asju panna kuskile. Hoiuruumi on liiga vähe, et mida rohkem on hoiuruumi, seda parem. Selge, siin ma näen ja on kuidagi tundub väga-väga vähe seda. Väga vähe ja mis asja, kuule, siin pole isegi prügikasti ju. Nii vähe hoiuruumi kohe või? Kus teil hetkel praegu siis, kus on hetkel prügi panevad? Ma ei tea, ma enne nägin, seal on mingisugune tünn kilekotiga, no ma eeldan, äkki see on siis see või? Okei. Kindlasti me saame seda siin muuta. Meil on väga toredad valamukapid, millel on prügi sorteerimissüsteem. Ma arvan, et köök võiks olla pigem alumine osa, sest et ma kardan, et kui me paneme ülesse kapid ka, siis see muudab selle ruumi veel väiksemaks. Kindlasti siia palki ülemisse osa ei tasuks panna pigem seinakappe, kuna palk on selline muutuv asi, et ma kardan, et mõne aasta jooksul need seinakapid võivad ära vajuda. Alla ka kukkuda või? Jah, see võib täiesti juhtuda, aga jällegi saab tekitada seina peale mingisuguseid riiuleid, mingisuguseid selliseid kergemaid asju, mingisugused konksud ja ikkagi hoiuruumi saab seinte peale ka tekitada, aga lihtsalt nagu mitte seinakappide kujul. Nii, aga siin elude osas ma näen, et on laed ka madalamad ja päris pime nurgake on siin. Ta on pime ja seda hubasust, mida ma arvan, et üks perekond kindlasti otsib ja ootab, on ikka väga vajaka siin. Ma tahaksin rohkem istumisruumi tekitada. Võib-olla saab natukene midagi ümber tõsta. Kindlasti võiks teha mingisuguse televiisori aluse. Selle osa võiks teha natukene suurema ikkagi. Siin on, mulle tundub, et natuke liiga kitsas viie inimese jaoks. No aga suurepärane. Ma vaatan, see prügikast vist ongi siin. Ja seda ei piisa sinne prügi sorteerimiseks. Kuule, aga tundub, et siin tööd jagub ja sellel kohal on nii palju potentsiaali saada veelgi vingemaks koduks sellele imetoredale perele, kui see praegu on, nii et lööme käed ja hakkame tegema, jah? Jah. Piu! Let's do it! Siin peab kõigepealt võtma lahti kõik elektrijuhtmed, et saaks teha siis seda soodapuhastust palgile. Kuskil 100–150 ruutmeetrit võib olla palgi pinda siin. Wow! Ma saabusin. Seitse aastat tagasi otsustasid Eveli ja Teemos kolida linnakärast nii kaugele kui võimalik, et oma perele päris oma paradiis luua. Tänaseks on nad endale Paisumaa metsade vahele imearmsa kodu loonud, kust ei puudu ka loomad ja linnud. Me tahtsime saada sellist maja, mis oleks eemal kõigist ja kõigest omaette ja siis me hakkasime otsima ja me tahtsime saada nagu poolele teele Pärnu ja Tallinna vahele. Ja see kuulutus jäi silma sellepärast, et meile meeldis see lamp. Ja õigemini mulle meeldis see lamp kõige rohkem seal köögilaes. Teemose meelest oli sellel majal pildi pealt liiga madalad laed ja üleüldse tundus talle see natuke vist veider, aga lambi pärast ta siis ikkagist tuli seda maja vaatama. No olgem ausad, kui ma alguses siia tulin, siis maja lihtsalt vaatama, siis
siia pääsutee oli juba selline, et ma pidin autol peeglid kokku klappima, et üldse siia saada. See oli suhteliselt võimatu ja kui ümberpööramiskohta ei olnud ka väga head, et üldse saaks ära minna, siis pidi tagurpidi ka tagasi minema. Maja oli nagu ta oli, jah. Eks sipelgad olid seina sees ja võsal ümberringi, aga lõppkokkuvõttes oli see, et maja, sa tunned ära selle, kui sa oled õiges kohas. Ja siin on piisavalt ruumi, et midagi teha. Ei ole pisikene 2000 ruudune krunt, vaid on suurem pindala, et mul ei hakka siin igav, mul on siin teha. Siin alguses, kui me tulime, see maja, jah, see tahtis ikka väga palju tööd saada ja ega meil midagi üle ei jäänud alguses. Me ikka lootsime, et et ma ei tea, palgivahetused võtame, et mingi mehe peale, kes äkki vahetab meil palgi ära. Tuleb välja palgivahetajaid, ei olegi lademetes igal pool. Ja siis ei jäänud midagi muud üle, temast läks koolitusele, õppis palgivahetuse selgeks ja kuidagi sealt see hakkaski nagu päris hästi jooksma kuidagi, et kõik need remondi asjad, et ju ta sai selle enesekindluse nagu sisse, et kõik järgnevad asjad, tal nagu ei olnud enam midagi ületamatut, kõik need ehitamised. Algselt ongi see, et mõtled, tundub keeruline ja siis mõtled uuesti, tegelikult on päris lihtne. Ja tuleb lihtsalt teha. Nüüd on õnneks punti saadud ka professionaalne disainer Anastasia, kes püüab pereäri Liikviast tõllarattast lähtudes koos teiste IKEA disaineritega koostöös vanasse rehetuppa parimat sisekujundust välja nuputada. Ma otsustasin, ma kasutan seda vankriratast nagu üldvalgustusena, sest hetkel ta on enam-vähem söögilaua kohal. Ma tõstsin asju natuke ümber, neil on väga väike elutoa osa. Ma tahtsin sinna ruumi teha ja sellepärast ma lükkasingi näiteks söögilaua hoopis köögi poole. Et neil oli ennem seal siuke köögisaar, eks ole. Nüüd siis sai rohkem ruumi nende sahtlitega ja kööki. Ja ma otsustasin, et ma teen L-kujulise köögi, mis annab rohkem ruumi, sest et neil oli hetkel üks nagu sirge seina peal olev köök ja siis on nagu eraldi köögisaar. Aga see köögisaar oli niigi kitsas, ehk siis seal otseselt nagu seda hoiuruumi nagu ei olnud. Ja nende teisel pool olid kõik nagu kapid tehnika jaoks mõeldud. Ehk kuidas sa seintega oled mõelnud teha, et seal oli palk hetkel seinas, see punast värvi, et on sul mingid mõtteid sel teemal? Ja kuna palk oli selline, et ta on alt punane ja ülevalt must, siis see teeb ruumi hästi pimedaks, hästi väikseks ja mõte oligi, et puhastada palgid ära ja katta selle paari kihi valgele suuriga, et tehaks selline naturaalne, aga hele. See lisab hästi palju rohkem seda avarust sinna. Ja ma mõtlesingi tekitada kontrasti siis tumeda mööbli nagu näol, et neil on valged seinad ja siis tekitada kontrast sellise nagu tumeda, näiteks musta köögi ja musta televiisori aluse näol. Aga seoses valgustiga sa mainisid ära seda ratast seal laes, eks ole, et aga kas sa oled veel mingisugust valguslahendust sinna mõeldud, midagi ümber mänginud, kuidas sellega on? Ja kindlasti. Ma otsustasin, et ma muudan täielikult kogu nende elektriplaani, jättes niimoodi, et see vankratas on keskel ja lisates juurde näiteks kohtvalgustusi. Üks mõte oli mul ka seoses tööpinnaga. Ma otsustasin alles jätta nende ilusa söögitoa laua. Neil on see ilus suur täispuidust ja ma mõtlesin, et võib-olla üritada vaadata, kas ma saan mingisuguse sarnase tööpinna köögi peale. Ja minu enda mõte on võib-olla kasutada pigem sellist, aga näiteks õhemat, et mitte nii paksu tööpinda, vaid hoopis õhemat. Õhem on võib-olla natuke nagu ilusam, natuke nagu stiilsam. Et see on mu mõte, võib-olla ta läheks ka natuke rohkem võib-olla selle söögitoa lauaga kokku. Näita uuesti korra seda diivani ala. Sa rääkisid, et enne see diivan oli, eks ju, telekale liiga lähedal, et sa tõstsid teistpidi nüüd selle? Jaa, ma tõstsin täiesti teistpidi. Telekas asus enne võt selle seina peal siin, aga ma proovisin tõstada hoopis niipidi ja niipidi on tekkinud siia rohkem ruumi. Kas sa kaalusid näiteks ka mingisugust nurgadiivanit äkki? Misegi käib lahti, et kui külalised tulevad või? Ma olin mõelnud nurgadiivani peale, ma katsetasin, aga see nurk võttis väga palju ruumi ja tegi selle kuidagi nagu ikkagi liiga väikseks. Nurgadiivanitel on hästi sügavad nurgad
ja sellepärast ma mõtlesin, et üks suur diivan ja 2 tugitooli annavad rohkem õhku sinna ruumi. Ma olen hetkel jäänud sellise maheda pruunika tooni peale ja et tekitada rohkem värvi sinna ruumi, ma mõtlesin, et võiks kasutada selliseid vahvaid türkiisi tugitoole ja need on omavahel teevad sellise väga vahva kombo. Vilunud köögiplaneerijana sai Anastasia köögi kiirelt paika. Elutoa osas aga arutelud jätkusid, kuid üks on kindel. Kõigepealt tuleb lahti saada nii punasest kui mustast värvist palkidel. Siin peab kõigepealt võtma lahti kõik elektrijuhtmed, kuna on pinnapealselt paigaldatud, et saaks teha siis seda soodapahastust palgile, et selle värvikihi saaks maha vana. Siis peale seda saaks panna, kui on puhastatud palgi kaitsevahendi, millega annaks ka kergelt natuke heledamat tooni, kuna see vana palk on ilmselt hästi tume seal all, et siis saab nagu seda valgust natukese juurde. Kuniks mehed tolmu ja värviga maadlevad, teeb Anastasia Hannale õpetliku tiiru oma lemmikpaigas köögis. Köögis on siis 3 sellist põhiasja, et meil on pliit, valamu ja külmkapp. Seda siis kutsutakse selliseks nagu köögi kolmnurgaks, et need võiksid nagu ideaalis paikneda just niimoodi. Ehk siis, et sa lähedki külmkappi, võtad külmkapist asjad, viid need kraanikausi juurde, saad seal need puhtaks pesta ja siis siin oleva tööpinna peal natuke midagi hakkida, midagi segada kokku ja siis panna pliidi peale. Üks oluline asi köögis on kindlasti ka kinnituskohad. Näiteks sellise köögi puhul, nagu Evelile tuleks ka näiteks L-kujuline köök oli mõte teha, siis sellel on siin üks põhi jätkukoht, ehk siis selline nurgakoht. Ehk siis nurgakoht tihtipeale võiks minna niimoodi, võib panna ka teistpidi, see oleneb sellest, missugune kapsul siin parasjagu on. Aga on olemas ka kööke, mis on sellised pikad ja meie tööpindades nagu parasjagu ei piisa, siis saab tekitada jätkukohti keset siis seda kööki. Aga on kindlad kohad, kuhu ei tohi seda jätkukohta teha. Tehnika kohal ei soovitata panna, kuna ta ei ole seal stabiilne. Ja sa kogu aeg võtad seda lahti kinni ja ta võib nagu hakata kõikuma. Just. Teine koht, kuhu ei soovitata seda panna ja isegi ei tohi panna, on valamu juurde siia äärde, ehk siis sinna võib, kuna valamu juures on märg, sinna võib vahele vesi sattuda ja võib hakata Kunduma. Jah, just. Soovitataksegi kõige rohkem panna teda mingisuguse kapi keskele, ehk siis siin on ta nagu kõige stabiilsem või siis on mingid meistrid, kes panevad ka näiteks pliidi alla. Aga siin näiteks see jätkukoht näeb nii loomulik välja, et pole peaaegu nagu märgatagi. Väga ilus. Jah, jätkukohti saab erinevat moodi teha. See on üks lahendustest sellise kumera jätkukohana, aga saab ka lihtsalt sirge teha. Üks väike, kuid väga oluline kodusoojuse detail, mida vanas rehetoas ei olnud, kuid mille Anastasia kindlasti lisada soovib, on vaip. Kuna Eveli tuba on suur, sellel on nii söögitoa kui ka elutoa osa, me peame valima sinna 2 erinevat vaipa. Ja elutoa vaipade osas ma olen hetkel natukene 2 vahel. No nii, need vaibad on siin kuskil? Need vaibad on täpselt siin. Olen sellise ilusa hallika, natuke folkloorse temaatikaga vaiba vahel. Väga äge. Ja siis teine on selline ilus kirju käsitöö vaip. Kas siin saab kuidagi mõjutada ka või? Võib-olla. Võib-olla. No igatahes, kui ma peaks hääletama, siis minu hääl läheks sellele vaibale, aga ma absoluutselt usaldan siin oma itset 110%. Nende vaipade eripära on see, et mõlemad villased vaibad, ehk siis nende vana maja rehielamu, neil ei ole põrandasoojustust, ehk siis vill on selline mõnus materjal, mis hoiab sooja. Samuti on ta on looduslikult mitte määrdu. Ehk siis kuna neil on väiksed lapsed, samuti kassid, koerad, on villased vaibad ideaalselt nende elutuppa. Väga oluline vaipade juures on vaipade suurus, millest kõik inimesed ei tea. Näiteks elutoas vaip võiks olla vähemalt sama lai kui sinu diivan. Sul on väiksem vaip, siis see ruumi proportsioon tundub natuke paigast ära.
söögitoas on oluline, et vaip kataks ka peale lauaosa toolid niimoodi, et need toolid oleksid välja tõmmatud. Et niimoodi, et kui toolid on laua all, on vaip nagu katab ära justkui nagu selle ala, pluss kui nagu toolid on välja tõmmatud, siis vaip või nagu tool ei lähe vaibast üle ka siis on ja just. Päris suurt vaipu on siis vaja, ma ütleks. Ja tõsi, aga siis on ta jällegi ilus ja proportsioonikas. Kuid selleks, et vaipu paigaldama saaks hakata, peavad palgid töödeldud saama. Anastassiat ootab tagasi rehetuppa jõudes ees tõeline üllatus. Vau! Siin on nii palju rohkem valgust võrreldes sellega, mis oli. Ja see palk kohe nagu elab teistmoodi. Väga vahva muutus. Väga suur muutus. Jaa, et peale puhastamist sai ta kaetud lasuuriga ja see siis annab siia ruumi natuke valgust rohkem juurde. Valgus peegeldub sealt ja jääb ka puidu enda ilu veel näha. Ja soodapritsi käigus sai see koor maha veetud ja need poorid sai kõik sellest koi juraski jamast kõigest puhtaks tehtud. Ja nüüd on puhas käik ja ehk siia enam koi tagasi ei tule. Et puidukoi üldiselt ei tule majja, kui õhk liigub majas. Et pigem tuleb siis, kui õhk jääb seisma ruumi ja tekib kopitanud olukord, siis tuleb ka puidukoid, sest nad ei kannata liikuvat õhku. Ma näen ka, et ülemised palgid jäid natuke tumedamad kui alumised. Et kas see on siis tingitud sellest, et seal üleval ma saan aru, et see oli värvitud mustaks, et see oli tahm, on ju? Jaa, kuna ta oligi rehielamusi või rehituba, siis see nõge ja tahma kogunes üles palkide peal oluliselt rohkem ja ta läks ka palgi sisse need aastate jooksul näinud. Ja kuna sooda poostutab pinnatöötlust, siis me pinna pealt võtsime küll maha, aga puidu seest ei saa teda enam kätte lihtsalt, et siis ta jääb mingil määral jääb ikkagi tumedam. Ei, see on ikkagi väga suur muutus. Ja selle valge lasuuriga sai selle ikka heledamaks teha. Nii et ma ütleksin, et see on väga hästi tehtud töö. Aitäh! Teine väga suur töö, mis tuleb ette võtta, on uue elektrisüsteemi ehitus. Ma olin koostanud siis elektriplaani, kuna enne soodapritsi me pidime kõik juhtmed maha võtma. Kas saaksid rääkida siis, kas reaalsuses kõik need asjad, mis ma planeerisin, on teostatavad ka? Ega see plaan, mis sa koostasid, oli üsnagi tavaline köögiplaan, pliit, õhupuhastid, nõudepesumasinad, kõik, mis ühes tavalises köögis olema peab. Et jaa, see on teostatav. Kindlasti saab neid gruppe olema rohkem toiteliine, sest et tavaliselt need köögid ja elektrisüsteemid, mis on olemas olevad, täna on seadmeid rohkem, täna on võimsusi rohkem köökides, siis neid kaableid tuleb üpris palju, nii et kindlasti tuleb neid juurde, jah. Hanna aga on IKEAs Eveli unistuste lahendamise jahil. Evel üks suuri soove oli saada oma koju üks korralik prügisorteerimise süsteem ja täpselt siia osakonda IKEAs me tulnud olemegi, nagu näha. Siin on tõesti igas suuruses, kõrguses, laiuses erinevad prügikaste erinevatele siis jäätmeliikidele. Siin näiteks on biojäätmete prügikast. Soovitan siia panna kindlasti peale kaane, et see hais siin kodust välja ei kupataks. Ja nagu IKEAs kombeks, siis tõesti on kõik tehtud lihtsamaks. Ehk siis sul on isegi ära näidatud, millisesse prügikasti võiksid sa panna missugused jäätmed. Ja need saab väga hästi ka omavahel kombineerida. Ehk siis näiteks, et ongi 2 väikest prügikasti, 1 suur või 2 suurt või 4 väikest. Nii et saatsid oma pere vajadustele valida täpselt selle õige prügisorteerimise süsteemi. Ja prügisorteerimine tegelikult on ju nii väike lihtne samm, et kinkida prügile uus elu. Tere tulemast oma uude köök elutuppa! Tere! Kas nüüd jääb ukse lahti jätta? Okei, ma panen. Väga hea.
Aheli ja Teemas lubasid mulle pühalikult, et oma köök elutuppa nad enne selle valmimist ei astu. Aga kohe-kohe näevad nad, millise digimuutuse on see ruum tegelikult läbinud. Aga veel enne lähen aitan Anastasial panna paika mõned detailid. Läksime. Tšau! Ma saabusin. Oh my god! Oh my god! Issand jumal! Wow! Ma olen nii õnnelik, nagu see oleks minu kodu. Issand jumal! Teen sulle ühe kalli võin teha või? Muidugi. Kui hea töö, kui tubli töö. Kuule, oota, ma tõin külakasti ka. Issand, näe, prügikastid, need, mida ma IKEA-st välja valisin, ma loodan, et nad muidugi mahuvad ja sobivad siia. Muidugi, kõik meie prügikastid sobivad. Kuule, aga okei, paneme need paika ja siis proovime kuidagi siit hakata vaatama, mis siin toimub. Vau. Ma annan sulle need. Ja mulle meeldib see, et see ei ole täiesti lihtsalt vaba käega valgeks värvitud, vaid see on selle nagu puidu imitatsioon ikkagi säilitanud. Just. See vana sein tuleb nagu nii hästi välja oma kõikide heade ja veadega, aga ta on nii tugeva karakteriga. Ja mul nii hea meel, et sa selle jätsid. See annab sellele majale sellise nagu iseloomu ja just mulle endale ka väga meeldib, kuidas see valge lasuur jäi nüüd siia peale. Imeline. Oh, kuule, ideaalne ju. Kuule, millega panin ikka päris täppi praegu. Kuigi mööbel on paigas, on enne pere tulekut siiski palju veel teha, sest iga detail on lõpuks osa perfektselt kavandatud tervikust. Aga tee väike ülevaade, mis siin kõik on tehtud ja alustame näiteks sellest ägedast ahjust. Jaa, see on integreeritud ahi, mille ma panin siis sellisesse kõrgemasse kappi, kuna ma üritasin köögi nagu alla jätta ikkagi seda hoiustamisruumi, siis ahi läks kõrgemale. Siis siia poole tegin sellise nõudesahtli. Vaatuge hästi, see nagu liigendab ära erinevad kausid, taldrikud, suured, väikesed on ja... Just. Oota. Ära peidetud sahtel. See on äge. Edasi on siis meil nagu perenaine tahtis prügisorteerimissüsteem. Siis järgnevalt on meil siin nõudepesumasin, millel on ka olemas eraldi sahtel söögiriistade jaoks. See asi siin. Parim. Ja siin on siis pliidiplaat. Pliidiplaadi all on samuti hoiuruumi sellistele asjadele, mis võib-olla sul läheb vaja küpsetamiseks või söögi tegemiseks. Ning allpool ka lõikelaudade koht. Siis üks väga tore asi on siin karussell, kuhu saab ilusasti kõik asjad panna. Ja sest muidu need asjad, mis sinna taha jäävad, need jäävadki sinna, sest sa viis nagu upitada ennast sinna. Ja see on täiesti suurepärane. Wow! Mõtle, kui palju see mahutab. Ja kuna ma ei pannud neile seinakappe, kuna see oleks teinud lihtsalt liiga nagu väikseks selle köögi, pluss palgi peal on väga raske panna seinakappe, tegin neile hoopis sellise avatud hoiustamissüsteemi. See on nagu täpselt sellise talumaja köögi nagu ideaalne komplimenteeriv osa minu meelest. Ka elutuba oleks justkui kummina suuremaks veninud. Kuna neil ei olnud mitte mingisugust kappi ega mitte midagi, siis ma olin otsustanud teha ühe pesta kombinatsiooni. Ehk siis sa saad teha kas ühe pika televiisori aluse, vitriinkapid koos televiisori alusega, et see on nagu kombinatsioonid on lõpmatud. Televiisori laud, kummud, ma ei tea, mida selle kohta öelda, aga see kõik on äge! Kui sinnagi kõik asjad lisatud said, oli tuba lõpuks ometi pere tulekuks valmis. Tere tulemast oma uude köök elutuppa! Tere!
kas nüüd jääb uks lahti jätta? Okei, ma panen kinni. Väga hea. Päris põnev. Jäge. Tegelikult on jäge. Suur kraanikauss ka. Ja siin all on sinu prügikastid ka. Seinad said valged, mööbel sai must, vastupidi nagu enne. Jaa, nii äge. Nii äge, et see on nagu must. Sest ma alati arvasin, et kuna mul on mustad palgid, et siis tuleb kõik valge ja need kuldsed detailid on nii ägedad. Kuidas sinule meeldib? Kas on äge? Aga poisid, kas on mõnus sellise laua taga hommikus süüa koos perega? Ja mis te suurest toast arvate? Nii äge, et see ruum on niimoodi ümber tõstetud. Nüüd see aken on päriselt nagu loogilise koha peal. Et ennem oli see, et telekas oli kogu aeg nagu akna ees kuidagi või niimoodi, et sa samal ajal vaatasid silmanurgast hoopis aknast välja. Ja ruum on avaram ka, kui diivan on nii pidi, et ei pane seda ruumi niimoodi kinni. Jaa, just. Sa saad lõpuks ometi käia niimoodi garaažis, et sa kõigepealt ei ütle, palun tõmmake oma toolid kõik koomale, ma ei mahu läbi. Just ära mees tuleb. Kuulge, aga ma kutsun nüüd siia meie põhisüüdlase Anastasia, kes on kogu selle köökelutoa teile korda teinud, stiliseerinud, disaininud ja tema oskab veel paremini rääkida, et miks see kõik sai täpselt selline, nagu ta sai. Kõik on nii valge. See kõik see palk valgeks sai, see on väga äge sellepärast, et nüüd on palju rohkem heledust siin. Nii, mis on teie emotsioonid, kuidas teil? Aitäh sulle. Täiega äge on. Täiega äge. Meile väga meeldib. Ma alustan siis eelkõige köögist, et nagu te näete siin üle saartena. Ma otsustasin, et võtame saare ära ja teeme natuke rohkem ruumi siia, et oleks rohkem seda liikumisruumi. Ja kuna teil oli väga palju asju sa mainisid, siis ma lõin selle süsteemi sahtlite näol. Esialgu ma tõstsin ahju kõrgemale. Esiteks on juba palju mugavam ahju asju panna ja välja võtta. Ja, on küll. Siis tulevad sahtlid, millel on hoiustamiskohad nii nõudele kui ka söögiriistadele. Ja sa mainisid, et sa tahtsid kindlasti prügisorteerimissüsteemi ja nüüd on see olemas ka. Jaa, seda on küll hädasti vaja. Ja samuti on siin ka väike lisasahtel koristusarvikute jaoks. See on küll hea variant. Need olid tõesti ripakil kogu aeg. Siis tuleb nõudepesumasin, 60 sentimeetrine, lai nõudepesumasin täpselt 5 inimesele. Siis on siin üks pliidiplaat, teil oli vanasti gaas, aga sa ütlesid, et tahtsid sellest loobuda, on ju. Nüüd on siia pandud hoopis induktsioonpliit, millel on selline hästi vahva süsteem nagu sillasüsteem. Ehk siis need on muidu 2 erinevat ala, aga need saab ühendada sillaga ühte, ehk siis sa saad panna siia suurema asja peale. Seda on küll vaja, mul on hästi suur pott hoidiste jaoks. Ideaalne siis. Nurgakapp on äge. Jaa, nurgakapp on tohutult äge. Et ma mõtlesin küll varem nurgalahenduse peale, aga alati tundus see nurk kuidagi siuke nurgatagune, et kuidas sa need asjad sealt kätte saad. Söögiala on siis natukene nagu kompaktsem ja võib-olla natuke lihtsam ka nagu söögiasju kohe nagu lauale tõsta ja ära panna. Meil on palju lühem maa nüüd lõpuks ometi külmkapi kallal käia, kui laua taha oled istunud, midagi maha unustanud. Ja nüüd on kõik nagu nii loogilise paigutusega nii hubane, et mõnus on kohe olla siin ruumis, et siuke kodune. Ja ma mõtlesin, kuidas teha nii, et te mahuksite kõik ära siia. Ja mõte oligi siis keerata see elutuba hoopis täiesti teistpidi. Eks siis teil peaks nüüd 5 inimesele ideaalselt istumisala olema. Tundub küll nii mõnusalt suur tsoon nüüd lõpuks. Ja vitriinkapikese sees on meil ka valgustus, mis töötab puldist. Vau, äge. Ehk siis, kuna see on selline vähe pimedam nurk, siis on siin selline mahedam lisavalgus, mis lisab natuke ka sügavust.
võib-olla te märkasite, et üle selle toa on laiali päris mitu pulti. See on sellepärast, et kogu valgustus siin töötab nende väikeste pultide süsteemil. Ja nii on loodud 3 ala, ehk siis elutoaala, söögitoala ja köögiala ja kõigil on omad puldid. Kui teile jällegi ei sobi see, et on väga palju pulte, siis on ka olemas lahendus, et IKEA pakub seadmejaotur, meil on selline asi. See põhimõtteliselt koondab siis kõik need seadmed ühte ja töötab läbi IKEA Home Smart Appi. Ja mis muidugi mulle kõige rohkem meeldib, on igasugu puldikesed ja vidinad, et saab nüüd igatpidi distantsilt juhtida. Ja siis diivani valisin ma teile sellise maheda tumedama pruuni värvi ja selle diivani üheks eeliseks on see, et sellel on eemaldatav kate. Saad katte ära võtta, pessu panna ja panna uue katte. Vägev ja see on küll väga praktiline ja lastega eriti. Ning siia seina ma tegin teile väikese sellise fotokolaaži, väikse kingituse, et teha sellise kolaaži teie fotodest, mis meie fotograaf siin üks päev tegi. Lastel on nii head emotsioonid jäänud piltide peale kuidagi, et hästi nendelikud. Issand, aitäh, nagu me poleks siialgi ise selle peale tulnud, et kuidas neid asju niimoodi siia planeerida ja kogu see ruumi paigutus ümber töötada, et me oleks ilmselt sellesse vanasse kõik kinni jäänud, et meil oli tuba paigas ja me mõtlesime, et enam teistmoodi ei saagi, aga saab ja palju parem on. Tõesti on äge. Ja, suur aitäh valguse ja organiseerituse eest. Ma arvan, et eks see elamise käigus selgub, aga hetkel tundub mulle kõik täiuslik. Jumal äge on, täiega äge on. Lapsed, ma pole veel valmis lahkuma, sööme natukene küpsised enne, on ju? Nii, kestab mida? Šokolaadiga või moosiga või kaeraküpsis šokolaadiga? Moosiga. Näe, moosiga on see siin. Ja, Lille, mida ma sulle annan? Vaat see just on päris ilus, on ju? Tahad seda võtta? Ja sinule? Jaa, kõik võtavad selle, ma pean ka võtma selle, siis me oleme ühtekad. Tšing-tšing, tšing-tšing, tšing-tšing. Tee koks. Koks.